Nii, aeg on alustada. Tere tulemast Kutsekoja, Tartu Ülikooli ja Tehnikaülikooli ühises projektis läbi viidud tööjõuvajaduse prognoosi, Ida-Virumaa tööjõuvajaduse prognoosi uuringu tutvustusele. Mul on hea meel, et täna on koos meie uuringutiimiga, kes on Silja Lassur ja Andres Viia, meiega koos ka Triin Vihalem Tartu Ülikoolist. Kahjuks kavandatult pidi meiega olema ka Erki Karu TalTechist, aga haigus võttis tema ja püüame siis tema rolli täita ise. Et olge head, Silja, Andres ja Triin, alustame. Nii, tere, mina olen Triin Vihalem ja olen grandiprojekti Ida-Viru elanike sotsiaalmajanduslik heaolu ja tööjõu seire juht. Ja see projekt on osa, kas ühe osaleja kuuldavuse probleem leidis lahenduse? Ilmselt ju leidis. Et see projekt on osa siis õiglase ülemineku fondi teadusmeetmest ja teha regionaalne tööjõuprognoos oli väga konkreetne ülesanne, mida siis toetuse andmisel seati tingimuseks. Võiks öelda, et teatud reservatsioonidega oli siis tegemist nagu riikliku innovatsioonihankega. Ja me pidasime nõu Kutsekojaga, kelle pädevus selliste prognooside tegemises on ja nuputasime koos välja lahenduse, mida täna esitleme. Ja oluline on märkida, et tegemist on esimese regionaalse tööjõuprognoosiga Eestis. Ja seetõttu tekkis küsimus, et kuidas seda teha. Seda enam, et piirkond, mille kohta me pidime selle tegema, on vägagi vastuoluline. Ida-Virumaa ei ole kindlasti vaakumis, vaatamata sellele, et asub geograafiliselt nagu pigem asub piirialal ja pigem on sellises sellest kuldsest ringist nagu väljas. Ja seda piirkonna arengut kahtlemata mõjutavad nii globaalsed kui üldse Euroopa ülesed tehnoloogilised, poliitilised ja majanduslikud arengud. Ja loomulikult õiglase ülemineku investeeringud ja ka sellega kaasnevad hariduslikud ja ka teisedki poliitikad. Rahvusvahelistes teadusuuringutes on täna valdav arusaam, et sellistes piirkondades nagu Ida-Virumaa, neid on Euroopa Liidus palju, on tegemist ikkagi mitmemõõtmelise majandusliku, tehnoloogilise ja mis eriti oluline ka sotsiokultuurilise muutusega. Ja oskusliku juhtimise korral need erinevad ühiskonnaelu sfäärid hakkavad enam-vähem rööbiti arenema, üksteist võimestama, aga oskamatu või ka puuduliku juhtimise korral siis tekib teatav dominoefekt, palju negatiivseid kõrvalmõjusid ja selline üldine segadus ja ebakindlus. Ja seetõttu me lõimegi Kutsekoja ekspertide Tartu Ülikooli ja TalTechi ühistöös Ida-Virus arengustsenaariumid, kasutades siis Eesti poliitikakujundajate jaoks kõige harjumuslikumat 2-4 välja meetodit. Ja need stsenaariumid on siis ka koha peal valideeritud, kaasates kohalikke ettevõtjaid, hariduseksperte ja piirkonna arendajaid. Nendest tuleb peagi esitluse käigus juttu. Tahan veel öelda seda, et tegelikult praegu Ida-Viru siire alles kogub jõudu. See võib edasi minna, võimestada teisi arenguid, aga võib ka jääda toppama, kui pärast fondi tühjenemist või tühjendamist, toetuste väljajagamist enam edasist plaani ja juhtimist ei ole. Ja ma tahaks ka rõhutada, et meil on omavaheline kokkulepe ja ka lubadus siis rahastajatele, et 2 aasta pärast vaatame prognoosi uuesti üle. Seniks me soovime poliitikakujundajatele südikust ja süsteemset mõtlemist, sest see prognoos annab olulise sisendi mõelda pikemas ajaperspektiivis kui ainult toetuste laiali jagamine. Ja meie oleme jätkuvalt valmis andma tõenduspõhist infot nii riiklikele kui kohalikele Ida-Viru arengu vedajatele ja nügijatele. Ja veel muidugi tahan kasutada eetrit, et tänada Siljat ja Andrest. Teiega läheks iga kell uuesti luurele. Aitäh, Triin, et meie ka lähme hea meelega Tartu kui Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega uuesti luurele. Ja meil ongi see kohustus, kuna nagu sa mainisid, on hetkel presenteeritav ainult esimene etapp ja selle tulemus. Ja tegemist on siis meie mõistes nagu
OSKA mõistes temaatilise uuringuga ja teise etappi oleme siis hetkel planeerinud 2027. aastaks. Vaataks siis, mis see Ida-Viru on, et nagu Triin ütles, et vaatame kohe kaardi pealt ka, et kus ta siis on. Et ta on seal idanurgas ja üldjuhul ju seda Ida-Virumaad teatakse kui tööstuspiirkonda ja eelkõige ka põlevkivi sektori asukohana. Et tõepoolest, et tööstusehitus annabki Ida-Viru lisandväärtusest praktiliselt poole, mis kogu Eesti mõttes annab tööstussektor ainult 4%. Et seega ta on väga tööstuskeskne piirkond. Ja hõivatuid on seal, kelle töökoht siis asub Ida-Virumaal, on 44 000 nüüd töötamise registri andmetel aastal 2024 ja see on ligi 7% siis Eesti hõivatutest. 9000 inimest töötab töötlevas tööstuses ja põlevkivisektoris töötab 4000. Sellist statistikas küll ei ole sellist sektorit olemas nagu põlevkivisektor. Et seega oleme uuringu tarbeks kokku pannud just Ida-Viru energeetikasektori, kaevandamise ja õlitootmise. Et seeläbi siis saime see 4000 inimest põlevkivisektorisse. Ja veel, mille poolest siis just tööturu vaatest Ida-Viru erineb, ongi siis Eesti madalaima tööhõive määraga 57,5% ja samal ajal väga kõrge töötuse määraga 14,4%, mis siis on praktiliselt poole kõrgem kui Eesti keskmine. Aga nüüd Andres räägib veel täpsemalt, milline see pilt täna on. Ja, et enne kui siis tuleviku ja stsenaariumite juurde minna, siis vaatame, kuidas siis olukord täna on. Ja esmalt sihuke kõige laiem jaotus, et kuidas siis need 44 000 inimest siis on erinevate majandusvaldkondade vahel jagunenud. Et töötlev tööstus küll, aga tegelikult see majandusstruktuur on ikkagi suhteliselt mitmekesine. Tööstus on siis 1/5, aga sealt edasi tulevad siis kaubandus, haridus, tervishoid, ehitus. Et kõik kokku need 5 esimest valdkonda on siis 60% kogu siis Ida-Virumaal hõivatutest. Et et ei ole päris tööstus, on ka päris mitmesuguseid teisi valdkondi. Ja siis edasi vaatame sissejuhatuseks, kuidas need töökohad jagunevad erinevate ametite lõikes. Et siin on mul siis pandud ametiala pearühma järgi. Siin üleval on siis juhid ja tippspetsialistid ja all rohelised on siis lihttöölised. Kõik, kes siia nende kahe äärmuse vahele mahuvad, on siis erinevat liiki oskustöölised. Ja kui vaadata neid proportsioone, siis üle 5% on siis juhte ja tippspetsialiste, lihttöölisi siin all on 14% ja üle 60% on siis erinevaid oskustöölisi. On siin tehnikuid, kontoritöötajaid, et kõik need on siis erinevad oskustöölised, keda me siis pärast prognoosis siis lähemalt ka vaatame. Siis alguseks on mul veel 2 slaidi, üks on haridus ja teine on vanused, et kuidas siis praegu see seis on. Ja need on siis töötavad inimesed, et kes on siis Ida-Virumaal hõivatud ja kes on siis Eestis tervikuna hõivatud üleval ja all vastavalt. Ja mis siit vastu vaatab, on siis keskmine sinine kast, mis on siis kutsehariduse kast. Et Ida-Virumaal on haridus tunduvalt enam kutsehariduskeskne. Ja vähem on siis seda esimest 2 kasti vasakult on siis põhiharidus ja üldharidus, üldkeskharidus. Et see on tegelikult väga hea pilt, et inimesed on ikkagi leidnud rakendust mitte põhihariduse ja üldkeskharidusega piirdudes.
Ja sissejuhatuseks veel slaid on siis vanuspüramiid. Et mis siit vastu vaatab, on see, et töötajaskond on vanemapoolne. Ja kui me mõtleme siin tuleviku pensioneerumise peale siin 10 aasta pärast, siis tegelikult kolmandik liigub siis tööturult välja. Ja kui siit allapoolt kõige alumisi kaste kahte vaadata, et siis noored on siis alla 35 aastased, siis neid on ainult 16%. Ehk tulevik on see, et umbes 14 000 ja rohkem inimest sellest 44 000 liigub siis tööturult välja. Nii, aga see oli nagu sissejuhatuseks, edasi stsenaariumite juurde. Jah, et võib panna siis kohe järgmise slaidi, sest see, miks ja kuidas me neid lõime, sai juba sissejuhatuses puudutatud. Nii, et sellel slaidil te siis näete niisugust, nagu ma juba mainisin, et kohalikele poliitikakujundajatele tuttavat 2 telje ja 4 välja süsteemi. Et neid me siis neid kirjeldades lähtusime eeldusest, et Ida-Virumaa käekäiku mõjutavad kõige rohkem rahvastiku vananemine, tehnoloogiline areng, paraku ka geopoliitiline ebakindlus ja loomulikult see küsimus, et kas siis õiglase ülemineku programmi raames tehtavad investeeringud ja tegelikult ka nende tuultes hariduslikud ja muud poliitika sekkumised jätkuvad siis nii-öelda uute meetmete raamistuses, näiteks puhta tööstuse meetme raamistuses või pigemini siis lagunevad laiali. Et paraku tuleb arvestada, et kuigi algne poliitiline püüdlus on olnud luua terviklik õiglase ülemineku toetusmudel, siis päriselus, nagu me juba näeme, planeeritud ettevõtlusprojektid sugugi kõik ei realiseeru ja paraku ka investeeringud teadus- ja arendustegevusse on oma olemuselt kõrge riskiga. Et vertikaaltelg siis sellest lähtuvalt kujutab siis sellist nii-öelda määramatust, mis meil täna on, poliitilist institutsionaalset mõju, mis võib siis kulgeda ühes või teises suunas, ehk siis see dilemma on see, et kas Ida-Virumaa õiglane üleminek jääb siis osaks Euroopa riiklikust poliitikast ja toob uued toetused kaasa või siis pigem taandub, laguneb nii-öelda laiali ja jääb see pigem kohalike kogukondade mureks, tuginedes siis mingites muudes raamistites eraldatud fondidele ja ikkagi suhteliselt piiratud ja omavahel koordineerimatult võib-olla liikuvatele ressurssidele. Ja teine telg on siis, horisontaaltelg on siis sotsiaalmajanduslik areng, et kas piirkond siis liigub, kas need praegused investeeringud nii-öelda moodustavad sümbioosi kohaliku majanduse ökosüsteemiga, kas tekib selline mitmekesistumine jõuliselt, uued majanduslikud võimalused või pigemini tekib siis selline paigalseis ja ei ole ka välistatud kahanemine nii hästi tootlikkuse, töökohtade, palkade, heaolu suunal, mis siis kahtlemata mõjutab kõik siis tööjõu ja tööjõuturu arengut. Ja me tahame rõhutada, et me tegelikult oleme nii-öelda lähtunud sellest eeldusest, et nii-öelda ideaalmaailmas on võimalik jõuda tasakaalustatud mitmekesistumise stsenaariumini, kus tegelikult neid tegevusi, mis praegu on käivitunud, ka jätkatakse, nad toovad endaga kaasa uusi arendusi. Tänastest edulugudest ja vigadest ka õpitakse ja tekivad ikkagi süsteemsed jätkutegevused. Oskus neid siis taotleda nii hästi rahvusvahelistest fondidest kui ka tegelikult, et Ida-Virumaa jääb teatud mõttes kohalike poliitikate jaoks oluliseks üheks prioriteetideks. Nüüd võiks slaidi vahetada. Et tänane tööjõuprognoos aga on ikkagi koostatud, arvestades kõiki neid määramatusi, pidades siis silmas piirkondliku enklaavistumise arengustsenaariumit. Ja kiirelt või lühidalt öeldes selle kohaselt siis need investeeringud, mis täna on tehtud, loovad üksikuid edukaid ja kiire arenguga klastreid, siit ka siis enklaavide mõiste. Eks Narva magnetitehase ümber koonduv ettevõtlus ole võib-olla kõige kuulsam näide.
aga võib-olla potentsiaalis neid veel teisigi klastreid tekkimas. Aga siin selleks eelduseks on ikkagi see, et selliseid pöördelisi muudatusi aastaks 2035, millega siis see prognoos piirdub, ei toimu. No mida pöördeliste muutustena silmas pidada, muuhulgas siis ka tõesti täiesti uute majandussektorite isetekkeliste arengut ja mis ei ole ka sugugi mitte vähetähtis, näiteks siis rahvastiku kahanemise niisugust hoogsat pidurdumist ja võib-olla ka pöördumist kasvule. Ja nagu siis öeldud, et täna me ei tea, kas õiglase ülemineku fondi investeeringud jäävad siis praegu selliseks Ida-Virumaa toetuse tippajaks või toimub laiem regiooni majanduse mitmekesistumine. Me arvame, et targa riikliku kohaliku juhtimise korral on võimalik ka kiirem liikumine, kui me praegu oleme konservatiivselt prognoosinud, siis nendest enklaavidest välja ja suurem liikumine siis tasakaalustatud mitmekesisuse suunas. Loomulikult ei ole see ainult kohaliku poliitika pärusmaa, vaid ka Euroopa Liidu poliitilised suunad ja nende muutused määravad üldse ka globaalsed geopoliitilised tehnoloogilised arengud. Aga kõike seda arvesse võttes on siis plaanis tööjõuprognoosi uuendamine ikkagi siis, kui juba on selgunud ka vähemalt tänaste investeeringute realiseerumine. Ja nähtav on ka tegelikult poliitiline tahe ja suutlikkus protsessi suunata ja see ei hõlma üksnes investeeringuid ettevõtlusse, vaid ka tegelikult sellist süsteemset tuge, kas või näiteks süsteemse regionaalse haridusstrateegia loomine, ükskõik kas siis de facto või ka vastava dokumendina. Aga ma praegu võib-olla stsenaariumitest rohkem ei räägi, laseks siis ikkagi edasi kõnelda prognoosi autoritel juba täpsemalt sellest prognoosist, nendest stsenaariumitest saab siis aruandest põhjalikumalt ka lugeda. Aitäh! Ja, et lähme siis edasi prognoosi juurde. Et esmalt selline koondpilt, et milline on siis olukord täna või siis 2024 hõivatud ja siis kuidas on 10 aasta pärast. Prognoos on see, et 10 aasta pärast hõivatud arv langeb umbes 1200 võrra. Ja järgnevatel 2 slaidil siis me näitame, millised on siis kasvavad majandusvaldkonnad ja millised kahanevad. Kõiki majandusvaldkondi saab juba uuringust uudistada. Aga esmalt siis kasvavad valdkonnad Ida-Virumaal. Et siin tõime esile sellised, et tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kindlasti põhjuseks vananev rahvastik, siis ehitus mingil määral selleks, et uued tehased on kerkimas, samuti tõenäoliselt 10 aasta perspektiivis algab ka elamufondi renoveerimine, mis on praegu suhteliselt algusjärgus Ida-Virumaal. Siis turismisektor, juba ehitatakse mitmeid uusi majutusasutusi ja ka muud teenindavad tegevused. Eelkõige on siin silmas peetud siis Jõhvi filmiklastriga seonduvaid arenguid. Teiselt poolt, kus siis võiks tööjõud väheneda? Et kindlasti kaubanduses, samuti hariduses, kuna lihtsalt kooliealisi lapsi on vähem, samuti tõenäoliselt tõmmatakse ka koolivõrku koomale. Muud energeetika natukene selle prognoosiperioodil, samuti siis võiksid väheneda ka erinevad haldusabitegevused ja siis ütleme selline avalik sektor tervikuna, kohalikud omavalitsused ja võib-olla siis väheke mõjutab ka seda. Mis siis Ida-Virumaad iseloomustab töötlev tööstus tervikuna?
siis prognoos näitab, et tervikuna töötlev tööstus see 20% ehk siis 9000 hõivatut tervikuna võiks see hõive jääda ka 10 aasta perspektiivis samaks. Aga samas on siin suured erisused erinevates tööstusharudes. Ja siin ma tõin ka 2 sellist slaidi, siis jällegi kasv, et millis võiksid töötlevas tööstuses olla need kasvuvaldkonnad järgneval kümnendil ja järgmisel slaidil, siis mis siis võiks kahaneda. Et tõenäoliselt kasvab siis metalltoodete tootmine. Siin sellele panustab nii Narva magnetitehas kui muud arendused, mis on plaanis, samuti masinate seadmete remont ja tõenäoliselt ka keemiatööstus ja mõned väiksemad tööstused siiski natuke kasvavad. Aga mis siis kahaneb tõenäoliselt Ida-Virumaal on siis kõige ülemine tekstiili- ja rõivatööstus. Et siin näevad eksperdid kõige suuremat kahanemist. Teised, mis siin on õlitööstus, plasttooted, mööblitootmine, et pigem on see hõivatute arvu kahanemine seotud automatiseerimise, digitaliseerimise ja protsesside muutmisega. Et siin ei ole nagu nii-öelda muid, et see oleks nagu kõige olulisem tegur. Mida see siis tähendab? Et kui me enne näitasime seda vanusjaotuse pilti, siis kui hõive väheneb siin kümnendiga 1200 võrra, siis tööjõuvajadus kokku on ikkagi märkimisväärne. Et üle 13 000. Ja kui see siin lahti lüüa, siis üle 3000 oleks siis vajadus erinevate tippspetsialistide järgi ja poole suurem siis erinevate oskustöötajate järgi. Et nii, aga me vaatasime ka pakkumist natuke, et kus siis need inimesed võiks võtta. Ja me tegime sellise rehkenduse, et me võtsime viimase 6 aasta kõikide Eesti kutsekoolide ja kõikide kõrgkoolide lõpetajad ja vaatasime, kus nad siis 2024. aastal siis töötavad. Ja selgus, et 6% on siis tulnud Ida-Virumaale tööle. Ja kui Silja ütles, et enne sissejuhatuses, et hõivatutest 7% töötab Ida-Virumaal, siis see 6% on tegelikult päris hea tulemus. Tõime ka ära need valdkonnad, et millised õppevaldkonnad on siis need hõivatud lõpetanud. Et siin ma neid kõiki ette lugema ei hakka, aga laske korra silmad üle. Et 30% on siis tulnud kõrgharidusest ja 70% kutseharidusest. Kutsehariduses on peamiselt Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse lõpetanud, leidnud teega kohalikule tööturule. Ja kokku on siis nii kutse kui kõrgharidus kokku on siin all on siis 4100 inimest. Ja siit me mõtlesime edasi, et mis siis, kui sarnane lõpetajate osa jõuab siis Ida-Virumaale ka tulevikus, et millised on need valdkonnad, kus siis tõenäoliselt jääb puudu ja millised need valdkonnad on siis, kus siis on enam-vähem kõik hästi. Et siin me ka oleme mõned valdkonnad siis siin välja toonud, kõiki valdkondi saate uudistada meie raportist, aga esmalt siis need valdkonnad, kus siis on hästi. Et võib-olla natuke sellest legendist ka, et see vajadus on siis nii kasvu- või kahanemisvajadus
pluss siis võimalik pensioneerumine tulevikus, ehk see vajadus on siis tervikuna kokku. Ja need T-d ja O-d, T on siis tippspetsialistid ja oskustöötajad, tippspetsialistid ja juhid kokku ja O on siis oskustöötajad. Et siin on siis kahes lõikes, et siis tippspetsialistide ja oskustöötajate lõikes see vajadus siis välja toodud. Ja sellised valdkonnad, kus siis sobib ärindus, haldus ja sotsiaalteaduste alane haridus, on siis avalik haldus, finants, veonduses just need logistikajuhid, mis on kõrghariduse tase ja ka muud, et nendega on suhteliselt hästi. Et pakutav haridus tõenäoliselt katab ära ja jääb natuke üle ka. Siis hästi on ka tõenäoliselt sellistes valdkondades nagu sport, IKT, siin on näha, et need pakkumise poolelt päris palju on tulnud lõpetajaid ehk see 290, need on siis enamus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse lõpetanud, kes siis jagunevad ka teistesse valdkondadesse. Ja probleeme pole ka tõenäoliselt põllumajanduse valdkondas. Aga edasi siis, kus ei ole nii hästi. Et esimesel slaidil, kus ei ole nii hästi, on 2 slaidi kokku. Esimesel slaidil on siis haridus, tervishoid. Et tõenäoliselt siin on tulevikus ette näha puudujääki ja siin on tegelikult samad põhjused, mis siis ka mujal Eestis, et Ida-Virumaa ei eristu nendes valdkondades mitte kuidagi. Siis edasi on siis kõik need valdkonnad, mis on siis seotud tehnika, tootmise, töötleva tööstusega. Tõenäoliselt siin on tulevikus näha ette puudujääki ja eriti just siis töötleva tööstuse osas. Et kui me liidame need oskustöötajad ja tippspetsialistid siin kokku, siis tõenäoliselt jääb puudu umbes 500 tippspetsialisti ja 1000 oskustöötajad. Et see on nagu sihuke üldkoondpilt, mis siis siit võiks tulevikus vastu vaadata. Aga edasi me mõtlesime ka, kust me need inimesed kõik võiksime saada. Jah, et see ju tegelikult oli ainult tasemeõppe vaade pakkumise poolele, et me ei pea tuginema ainult noortele inimestele, kes õppest tulevad. Ja erinevad valdkondade hõive vajadust saabki katta mõnevõrra siis erinevate allikatega. Et ühelt poolt, nagu sai algselt ka räägitud, on seal väga palju töötuid ja mitteaktiivseid. Nende seas on päris palju ka varasema tööstuse taustaga, samuti põlevkivitööstuse taustaga, et teatud ümber- ja täiendõppega ikkagi saaks neid rakendada päris paljudes valdkondades, sealhulgas töötlevas tööstuses, ehituses, energeetikas, aga ka näiteks sotsiaalhoolekandes. Nüüd teine grupp, mis me nagu välja tereerisime, on ikkagi kohalikud, kes hetkel töötavad mujal maakondades või mujal riigis. Et eks tõenäoliselt osa ehitajaid on ka Soomes tööl, et kui on kohalikul kodukandis tööd rohkem ja paremaid võimalusi uutes tööstustes, siis võiks ju tagasi oodata ka inimesi, kes hetkel mujal töötavad. Nüüd välistööjõud kindlasti ei saa teatud juhtudel me ilma välistööjõuta, et seda juba on tõestanud just nimelt nende uute tehastega kaasa tuleb kompetentsivajadus. Et nii nagu ka magnetitehases, et on sisse toodud siis need välismaised tippspetsialistid, kes siis kohaliku oskustöötajad välja õpetavad.
ning inimesed mujalt Eestist, et see tegelikult juba mingil määral ju on käivitunud nii kooliõpetajate, nii keeleõpetajate kui ka tegelikult arstide näol, kes siis Tartust Narva käivad näiteks. Ja võib-olla nagu veel üks oluline allikas, mis küll ei ole otseselt ei kata tööjõuvajadust, vaid pigem ta võiks vähendada siis tööjõuvajadust, on ikkagi digitaliseerimine, automatiseerimine ja ka see tehisintellekti areng, mis on hetkel suhteliselt määramatu ja teadmatu, aga see võiks vähendada tööjõuvajadust siis ka tänastes tööstusettevõtetes, kui siis neid vahendeid nagu rakendada paremini. Võib-olla tooks siis välja ka mingid üldisemad probleemid ja kitsaskohad, mis on esile tulnud seoses siis Ida-Viru tööturu analüüsidega. Et kokkuvõtlikult proovisime need paigutada viidekasti, kuigi tegelikkus on kirjum, ehk et nad on omavahel seotud teemad. Et vanemaealine tööjõud on ühelt poolt see, et jah, et nad liiguvad pensionile, on nagu üks teema. Teine teema on ka see, et nende motivatsioon ümber või täiendõppeks on veidi madalam. Ehk, ja eriti veel juhtudel, kui koolitused on ainult eestikeelsed, et siis keeleoskus takistab veidi seda vanemaealise ümberõpet. Teine äärmus siis on noored, et keda on siis piirkonnas väheks jäänud, et neid on väga palju juba välja rännanud, et nende hoidmine on nagu eriti oluline, et neil oleks väljakutseid ja inspireerivaid töökohti, samuti neid inspireerivaid elukohti ja tegevust, kultuuritegevust. Tippspetsialistide puudust, et eks see 2 eelmist tegurid kokku, et inimesed lahkuvad töölt ja noori on vähe peale tulemas, tekitab ka selle tippspetsialistide puuduse kohalikul tööturul, et nende leidmisega on raskusi. Ja eriti suur siis on probleem see töötute teema ja ka mitteaktiivsete teema. Et kuidas siis saada need inimesed sinna tööturule. Ja see kokku, et ühelt poolt vanemaealine tööjõud ja töötute suur osakaal on seotud ka oskuste ebakõlaga, ehk siis uued ettevõtted vajavad uute oskustega tööjõudu ja seal eriti tulevad siis esile digioskuste teemad, samuti eesti keel, see on seda juba teavad kõik, et eesti keel on probleemne, aga tegelikult on probleem ka inglise keelega. Et see inglise keele tase, mis õppest tuleb, ei ole piisav, rääkimata sellest, et vanemaajalisel tööjõul seda ka ei ole. Aga miks see vajalik on just tööstuse poole pealt, sellepärast, et uued tehnoloogiad on tihtipeale inglisekeelsed ja nende kasutamine nõuab teatud keeleoskust ja samamoodi on inglise keeleoskus eriti oluline turismi arengutes, et see klienditeenindaja peab oskama siis selleks, et seda välisturisti meelitada piirkonda, on vaja keeleoskajaid klienditeenindajaid. Aga mida siis tegema peaks? Et jah, me ei teinud väga konkreetseid ettepanekuid seekord nagu tavaliselt osa kombeks, sest see uuring on tiba teistsugune, lisaks on tal veel jätk,
jätk ees ootamas. Aga mingeid soovitusi me siiski tegime, et kui tahta ikkagi sinna tasakaalustatud mitmekesistumise ja stabiilse arengu suunas liikuda, et mida siis teha. Ja üheks siis, või noh, et tegeleda tuleb hariduse ja inimesega ja ei saa üle ega ümber poliitikast. Et hariduses võiks siis jah, ikkagi kutsehariduses kindlasti prioritiseerida tehnilisi erialasid, täpselt need mehaanika, automaatika, metallitöö ja lõimida siis sinna haridusse kohe ka erinevad roheoskused, digioskused, ohutusteemad, mis nagu eraldi esile toodi ettevõtjate poolt, et see ohutusteadlikkus on hästi oluline. Kolledžite roll, et see on väga tore, et nad seal on ja väga tore, kui nad siis, nende roll ka tugevneb just nimelt siis erinevate inseneride ja spetsialistide ja ettevõtjate kasvulavana, et seal seda koostööd siis suurendada just kohalike ettevõtjatega ka, mida ka juba tehakse. Ning paindlikud siis mikrokvalifikatsioonid just nimelt täiskasvanute ümberõppeks, et kuna seal regioonis tõenäoliselt on siis Eesti tervikuna mõeldes suurem vajadus ümberõppeks ja täiendõppeks, et siis just leida need sobivad süsteemid, et kuidas neid mikrokvalifikatsioonid oleks nagu hästi kättesaadavad ja kasulikud siis täiskasvanute õppeks. Ja elukestva õppe motiveerimise märksõna taga on tegelikult nii-öelda siis vihje ettevõtetele, et nad ikkagi motiveeriks ka oma töötajaid, et mitte ainult mingit lühikest 2-tunnist koolitust läbima, vaid just nimelt, et aitaks oma töötajatel siis ka pikemaajalisemaid tasemeõppekursusi läbida, et nii oma töötajate kui siis ettevõtete konkurentsivõimet tõsta. Ja kuna meil on palju seal tegemist töötute ja mitteaktiivsetega, siis individuaalsed õpiteekonnad on üks viis, kuidas sellele läheneda, kombineerida siis keeleõppe ja siis baasõppeoskused ja praktika, et siis motiveerida neid tagasi tööle. Samamoodi noortele, et kohe õppekäigus püüda siis luua need stipendiumi ja praktikaprogrammid, mis seoks neid kohalike ettevõtetega. Välisspetsialistide osas on esile toodud seda nii-öelda tugipaketti, et kuidas siis leida sealt koha pealt omale elukoht, lasteaiakoht, koolikoht, et sellised ka arstiabi, et need on need tavalised välisspetsialisti probleemid, kes siis Eestisse, aga ka siis Ida-Virumaale suunduvad. Ja ei saa ilma poliitikata, et me ikkagi leiame, et need õiglase ülemineku fondi tegevused peaks mingil kujul jätkuma fokusseeritult, strateegiliselt, nii nagu ka Triin eelnevalt välja tõi. Ja kindlasti on oluline, et areneks ka see linnaruum ja elamufond, et oleks kvaliteetset ruumi, mis siis inimesi inspireeriks. Lõimitud keelepoliitika ehk see eesti ja inglise keele õppe siduda siis erinevate tööalaste koolituste ja tööturuvajadustega. Ja mainekujundus, et kui Ida-Virumaast rääkida, siis nii Eesti riigi tasandil kui ka kohalikud omavalitsused, et see oleks siis teadlik narratiiv, mis siis meelitaks nii kohalikke elanikke seal püsima, noori seal püsima, inimesi sinna tööle tulema, aga ka investoreid sinna siis investeerima. Nii, aga ma arvan, et sellega me saime vist suure hulga
infot teile edastatud. Jaa. Et nii nagu eelnevalt või alguses ka mainitud, siis et jah, et toimub 27. aastal see prognoosi ülevaatamine ja lisaks siis võib-olla siis lähme natukene tase täpsemaks, et püüame siis prognoosi teha ka ametiala gruppide tasandil, et oleks nagu võib-olla siis veel selgem jälgida, et milliseid ametialasid siis tulevikus võiks Ida-Virumaal rohkem või vähem vaja minna. Aitäh, Silja, aitäh, Andres ja Triin. Meil on tulnud mitmeid kommentaare ja küsimusi chatti. Et ma võib-olla kõige esimesena küsin, kui sa, Andres, rääkisid kõige alguses sellest, et Ida-Virumaal lähema 10 aasta jooksul on võimalik, et pensioneerub 1/3 täna hõivatutest. Et küsimus on Helenilt, et kuidas on võrdlus kogu Eestiga, kas kogu Eestis on pilt selline või on Ida-Virumaa eriline, et mitu protsenti liigub samal ajal tööturult välja või kellel on õigus pensioneeruda nagu siis ülejäänud Eestis? Oskate te sellele vastata? Ja oskame. Võib-olla ma natuke kommenteeriks seda pensioneerumist kõigepealt, et kuidas me seda üldse vaatame. Et me vaatame seda inimeste tegeliku tööturult välja liikumise põhjal, et see ei ole ainult seotud pensionieaga, vaid see, et kui inimene tegelikult liigubki tööturult välja, et kui me arvestame seda niimoodi, et kui inimesed liiguvad, ütleme, et 20% 65-aastaseid teatud ametiala gruppides liigub välja, siis tulevikus on sama ja nii edasi. Et kui perearstid keskmiselt lahkuvad tööturul 72-aastaselt, siis tulevikus tõenäoliselt on nendega sama lugu. Et see arvestab nagu tegelikku pensioneerumist. Ja kui me Ida-Virumaal saime tulemuseks, et iga 3. siis tõenäoliselt liigub tööturult välja, siis Eesti kohta tervikuna on see arv umbes 1/4, et ta on ikkagi oluliselt madalam kui siis Kirde-Eestis. Ehk siis Ida-Virumaal 1/3 ja ülejäänud Eestis 1/4 ehk 25%. Oluliselt väiksem number. Jah. Aitäh vastuse eest. Mihhail on pannud siia üsna mitmeid kommentaare. Et Mihhail, kas sa tahaksid suuliselt neist rääkida? Me avame su mikrofoni või loen ette chatist need kommentaarid. Kas sa, Siret, saad Mihhaili korraks mikrofoni lülitada sisse? Mihhail, nüüd sa pead ise sisse lülitama, luba on antud. Nüüd ma saan küsida, et Mihhail, kas sa soovid ise kommentaare esitada või loen need chatist ette? Vaikus on, Mihhail vist ei soovi ise kommenteerida. Et selline küsimus, et miks me ei käsitle vabastavate kaevurite kolimist teistesse Euroopa Liidu riikidesse, kus kaevandamine jätkub? Annelil on käsi püsti, kohe Anneli, annan sulle sõna. Jah, et tegelikult selles uuringus me sedapidi välja liikumist või et nii-öelda sellist arenguteed me ei analüüsinud, et kuhu neid kaevurid väljaspool Eestit suunata. Ma võin öelda täiendava kommentaarina. Jah, palun. Ja, sest tegelikult see tulebki välja, et me elame nagu reservatsioonis siin, et meie lapsed peaksid tagasi tulema, et me peaksime ümber koolima ja koolitama enda, et olla mitte kaevurid, aga AI-spetsialistid. See on natuke imelik ju lähenemine. Ja teine kõige tähtsam küsimus, mul oli selle eest, nagu mina nimetasin seda estomobiilsuse puhul. Jälle see jut, et eestlasel siin ei ole mitte midagi teha. Väga imelik, vabandust.
Vaat siin on nüüd chatis läinudki see vaidlus lahti, et ühest küljest on Eiliin öelnud, et noorel eestlasest tippspetsialistil ei ole Ida-Virumaal midagi teha, sest otsitakse venekeelseid ja vene keele oskusega tippspetsialiste ja nüüd Mihhail vaidleb sellele vastu, eks ole, et miks me vaatame seda siis reservuaarina. Elmo on kirjutanud, kutseõppeperioodide pikemaks venitamine kuidagi loobib nagu sellele vajalikule paindlikkusele hariduse poolel kaikaid kodaratesse. Võib-olla me seda ei kommenteerigi, lihtsalt noogutame, tegelikult on paindlikkust vaja tööturu poolelt vaadates. Aga ma annaksin sõna nüüd Annikile, et Siret, kas sa saad Anniki vaidistamise maha võtta? Ja, Anneki, palun lülita Isamaa mikrofon sisse. Ja, aitäh. Et mul oli ka hea meel selle OSKA uuringu töögrupis osaleda, nii et ja siin ma natukene võib-olla kommenteeriks või vastakski, et kuna tõepoolest olen siis Virumaa osakonna juhataja Töötukassas ja need teemad on minu laual väga tihti. Võib-olla see konkreetne kaevurite küsimus, et tegelikult ka Töötukassa abil üks võimalus on inimestel asuda mujale Euroopasse elama või nii-öelda töötama ja elama on EURES. Ja me oleme tegelikult ka teinud selliseid algatusi, kus me tegelikult, kui siin ütleme Põhja-Rootsi ja kaevandused otsisid endale spetsialiste ja samal ajal meil oli siin just koondamised ja meie kaevurid jäid üle, siis tegelikult me selliseid kohtumisi korraldasime. Samas ma võin öelda, et ikkagi enamikus meie inimesed sinna ei soovinud minna, mõned üksikud olid, et see on ikkagi väga suur ettevõtmine, kui sa oma elu ütleme niimoodi väljapoole viid, et need võimalused on olemas, meil on olemas EURES programmid igale poole, et selles mõttes ei ole kindlasti Ida-Virumaa piirid kinni ja Eesti piirid ka, et seda jaa. Ja võib-olla ka see natukene see tunnetus, mis siin on olnud, et mujalt Eestist tulijatel tippspetsialistidel on siin ütleme kohanemisega tõepoolest see teema on, see väljakutse on, et siin mõlemad pooled peavad pingutama, et jah, me ootame mujalt Eestist inimesi siia ja tulevad uued mõtted, uued tuuled, aga me peame ise olema ka lahked vastu võtma ja siin kindlasti see protsess on juba käima läinud, need organisatsioonid, kes võtavad endale kas mujalt Eestist või siis ka väljaspool Eestit spetsialiste, nad peavad selle nii-öelda sisseelamise ja selle turvavõrgustikuga tegelema, et tõepoolest, et need asjad ei juhtu üleöö, aga need protsessid on käima löönud ja mina olen küll optimistlik. Aitäh! Aitäh, Anniki. Triin on veel lisanud, et kaevurite mujale asumist mõjutab ka pere. Soovitakse, et lapsed saaksid hariduse Eestis. Aga üks küsimus veel. Maria on küsinud, et kuidas te olete arvesse võtnud tehnoloogilisi muutusi, et näiteks hariduse omandamiseks ei ole vaja enam lihast ja luust õpetajat, vaid on võimalikud ka Zoomi ja igasuguste muude tehnikatega veebitunnid. No ja eks me nägimegi tegelikult haridusvaldkonnas hõive vähenemist. No ja üks põhjus on seal see, et on piirkonnas jääb lapsi vähemaks, aga teine põhjus ongi tehnoloogia areng, mis võimaldab erinevaid õppeviise. Just. Kas keegi sooviks veel häälega küsida? Mihhail, palun. Koha pealt vaatama ka, et kui Toila gümnaasium ja Iseku gümnaasium pandi kinni ja samas Tartus on plaan uue gümnaasiumi ehitada, see on ka natuke imelik, on ju. Kui me räägime sellest, et meil Eesti mobiilsust vaja kuidagi nagu tõsta, et meil lahendaksid üsna palju küsimusi lihtsalt automaatselt, kui Ida-Virumaal elaksid eestlasi. Anniki, tahad sa kommenteerida seda kommentaari? Ole hea.
Jah, kuna ma olen ju 2 jalaga siin Ida-Virumaal ja ka endises Toila vallas elan praegu ja olen ka Toila gümnaasiumi hoolekogu liige ja esimees olnud pikalt, et noh, need otsused, mis on tehtud, ütleme nii Toila kui Iisaku või kui üle Eesti, et kui Toila gümnaasiumi osa, noh, nii-öelda tõepoolest meil on olemas riigigümnaasiumid Jõhvi ja Kohtla-Järve ja kui Toila-Voka piirkonnas, noh, nii-öelda sünnib aastas 2–4 last, siis noh, see ongi see, kus see gümnaasiumi osa tuleb, et kõik need otsused tehakse ikkagi vaadates ka rahvastiku püramiidi, aga tugev põhikool, mis peab olema tegelikult elukoha juures, et see on oluline, et iga, ütleme, otsuse taga on tegelikult ju analüüsid, et ega ühtegi otsust ei tehta, need on valusad otsused, kogu maailmas ju tegelikult on ju nii-öelda see rahvastiku kahanemine ja linnade ümber, aga meil on tõesti, mis puudutab näiteks Jõhvi valda, mis on nüüd Toila ja Jõhvi ühinenud, siis tegelikult selleks on ka koolibussid tööle pandud, et õpilased saavad liikuda, nii et eks me lahendame kõiki neid teemasid nii, et vaatame ettepoole ja vaatame mitte ainult minevikku, et kuskil midagi oli, et need on rasked otsused, samas kui me räägime Toilast, siis Toilasse ehitatakse uus kaasaegne koolimaja ja Ida-Virumaa üldse on saanud tegelikult viimaste aastate jooksul ja tuleb veel muu Eestiga võrreldes uusi koolimaju, mis tegelikult võib-olla viimati oli selline aeg Eesti Vabariigi ajal, kui ehitati üle Eesti väga palju koolimaju, nii et jah, et eks see elu muutubki, nii nagu siin oli ka, et ka tuleb meil tehisintellekt ja samamoodi ka noori inimesi on vähem ja sünnib vähem inimesi, seetõttu ka need otsused. Ma ei ole absoluutselt, Anneki, vabandust, ma ei ole absoluutselt nõus sellega, sest Tartu linn ehitab uue gümnaasiumi. Ehk õpilasi on olemas. See tähendab seda, miks siis kinni panna Toila gümnaasiumi, mitte luua võimaluse, et Tartu lapsed tuleksid nagu Toila või Jõhvi näiteks. Mihhail, me sinuga tunneme üksteist, ma arvan, me võime istuda ja filosofeerida sellel teemal, et me ei saa vägisi Tartu õpilasi Toilasse tuua, aga aitäh, see oleks muidugi selline hea plaan. Meil on huvitav vestlus lahti läinud sellepärast, et ka chatis on veel Eve lisanud, et Toila puhul oli see vale vastus, Iisaku puhul või vale otsus, Iisaku puhul õige. Ehk et ilmselt saabki just nimelt nendele teemadele otsa vaadata mitmed moodi, aga fakt on see, et noorte arv kahaneb metsiku kiirusega. Tõepoolest, hetkel on gümnaasiumi astmes selline väikene aastas sündide kasv, mis jaotub erinevalt üle Eesti, Mihhail, et ilmselt on siis see Tartu linna kasvumumps, mis oli 2008–2012 sündinud laste osas suurem kui Ida-Virumaal. Et nii lihtne see ongi, aga see läheb mööda nii või teisiti ka Tartus. Anniki, veel kord sulle sõna ja siis tõmbame selle prognoosi jutu kokku. Ja ma lihtsalt lisaks siia veel juurde nende koolide kontekstis, et tegelikult kui me räägime eestikeelsest õppest, siis kahjuks ei olnud Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses lähiminevikus võimalik eesti keeles õppida ja ka paljud lapsed, kes tegelikult Iisakus, Toilas ja mujal oleksid võib-olla soovinud kohe minna, seda ütlesid ka lapsevanemad, kellega me palju rääkisime, oleksid valinud kutsehariduse ja läinud kutsehariduse, aga kuna eesti keeles ei olnud võimalik Ida-Virumaal õppida, siis tegelikult ja kaugemal nad ei tahtnud minna, siis oli ainus võimalus gümnaasium, et tegelikult see probleem on nii-öelda laiem ja hästi huvitav keskustelu, aga ma rohkem ei ava seda teemat, aitäh! Maria küsib veel inglise keele kohta, et kui niru see hetkeolukord on. Ilma selle oskuseta on vist keeruline mitte ainult ümber õppida, vaid ka olemasolevat taset säilitada. Sellele sa Silja ka pehmelt viitasid, et võib-olla sa võiksid selle siis veel selgemalt välja tuua. Tahad, Anniki, sina seda kommenteerida? Ja Annikel võib-olla on otse tööturult nagu vaade, et kas saab ilma hakkama. Ma arvan, et saab, aga mitte kauaks. Jah, et kindlasti saab nii nagu ka osa inimesi saab ainult vene keelega hakkama, aga see tõesti
see nii-öelda kitseneb kogu aeg, see võimaluste arv ja tegelikult ongi nii, et kui sa tahad väga head töökohta, väga head palka, siis seda rohkem peab sul oskusi olema ja baasoskused, keeleoskus on ju üks baasoskus. Ja mis puudutab inglise keelt, siis jah, tõepoolest siin on selline lugu, et kui inimene, me näeme tööturul, et kui inimene ei valda eesti keelt peale nii-öelda vene keele, siis sageli ei valda ta ka mingit muud keelt. Et see on see aga siin kindlasti pingutavad koolid ja muidugi, kus see teemapära on ikkagi see, ütleme, esimene on siis see magnetitehas, kus on selline eriline, ütleme, täiesti uudne tehnoloogia, kus meil, ütleme, oma kõrgharitud spetsialiste ei ole võtta, need tuleb kõik väljast tuua ja siis selge see, et üheks töökeeleks saab ka inglise keel ja seal on seda vaja, et mida aeg edasi, mida rohkem rahvusvahelisemaks, seda rohkem läheb inglise keelt vaja. Samas muidugi on neid töökohti, kus saab ainult vene keelega hakkama, aga seal on jällegi see, et täna saab, aga homme on seal koondamine ja siis sama inimene on jälle sama nii-öelda lahtise küna ees, et tõepoolest, et mida aeg edasi, seda rohkem on keeli vaja ja mida rohkem keeli, seda parem. Aga aitäh! Aitäh sulle, Annike, aga see viimane Eliini küsimus, mille ma üles korjan ja rohkem mitte, on, et tema arvab või on kogenud, et eestikeelsete tippspetsialistide vajadust on vähe leida Ida-Virumaalt, et ta küsib uuesti, et mis keelsetest tippspetsialistidest Ida-Virumaal siis päriselt puudus on. Annike, ole hea. No vot, siin ongi see küsimus, et tegelikult meil on vaja tippspetsialiste, kes oskab mitut keelt, eks ju, et meil ei ole vaja ükskeelseid spetsialiste, see on võib-olla see vastus, et kuidagi nagu et kolm keelt oleks ju hea, eks ole, et eesti keel, vene keel ja inglise keel ja iga järgnev keel oleks, eks ju, nagu mitte ainult Ida-Virumaal mujal, et eestikeelseid spetsialiste muidugi on vaja ja siin ongi see teema, et miks on see raske, et need eestikeelsed spetsialistid, nad ei ole siia nii palju tulnud, et väga sageli on pudelikaelaks ettevõtte juht, kes ise ei oska eesti keelt ja siis ongi see, et on küll eestikeelseid spetsialiste vaja, aga ongi see, et eks see suhtlemine on kahessuunaline, aga see on tõesti selline Pandora laegas, et kes tahab sel teemal vestelda, siis palun võtame ühendust ja räägime omavahel, et ma ei tahaks aega rohkem raisata. Aitäh sulle, Anniki, aitäh nende kohapealsete vastuste eest. Aitäh, Triin, selle lingi eest, mida sa lisasid ja aitäh, Siret, selle eest, et sa panid selle lingiga juba siia chatti ja lõpetuseks tõepoolest selle sama uuringu aruande, millest täna ainult Jäämäe veepealset osa sai põgusalt tutvustatud, leiate oskakutsekoda.ee kodulehelt, samuti teemalehed ja muud materjalid, kaasa arvatud tänase infotunni salvestuse. Ja veel lõpetuseks, kui lubate teie tähelepanu, siis vasakul pool sellel slaidil on viimased uuringud, mida saate lugeda meie veebist: tuuleenergeetika, välistööjõu uuring, ehitusmaterjalitööstus, plastikummitööstus, keemiatööstus ja nüüd siis tänane Ida-Virumaa tööjõuvajaduse prognoos. Ja olete oodatud väga lahkesti energeetika infotundi 17. märtsil ja rõiva ja tekstiilitööstuse infotundi 2. aprillil. Mõlemad infotunnid algavad kell 2:14. Ja tänaseks ongi meie aeg täis, võitsime kõik 2 minutit. Aitäh kõigile osalejatele. Aitäh!